aga rõõm teie ees seista. Palju õnne meile kõigile. Eesti Maaturismi Ühing ja maaturism laiemalt. Minu nimi Anneli Kana. Maaturismiga olen seotud ralli, võib kuskilt paberitest vaadata. Ma ise ei mäleta, mitte nüüd nii kaua kui ralli, aga kaua juba. 10 tuleb kindlasti ära. Ja suure osa sellest olen olnud ka nõukogu liige, olen seda ka täna. Nii et tean maaturismist ühte ja teist ja ralli see tore ütlus, et kopterivaade peaks ka olemas olema. Mul on hea meel, et meie head koostööpartnerid mõlemast ministeeriumist on täna esindatud. Ja tõepoolest meie oleme see turismiorganisatsioon, vist ainuke, Eestis suuri turismiorganisatsioone on mitu, hotellide, restoranide liit, turismifirmade liit, spa liit, konverentsibüroo, nüüd ka suuratraktsioonide liit. Aga 2 sellist sõpra ministeeriumit on vist tõesti ainult maaturismil, sest lisaks sellele, et me tegeleme turismiga, on meie eluolu ja meie töö seotud ka sellega, et Eesti areneks regionaalselt, võrdselt, kas ta seda on juba teinud, ei oska veel öelda, ja ka see, et see maaelu on ka meie teema. Aga et asi kujuneks diskussiooniks, annan ühe sellise avaküsimuse kõigile, aga enne kui te vastate, siis mul on see palve, et kuigi Paute ütles teie nimed ja ministeeriumi, et te siis lühidalt ka enne vastamist või enne küsimusele vastamist ütlete, millega te just nimelt selles ministeeriumis tegelete. Et inimestele jääks arvamus, et lihtsalt inimesed ongi kusagil ministeeriumis ja tegelevad kõigega, et päris nii võimekad pole meist keegi. Aga minu esimene küsimus ongi see, kuigi teie olete hoopiski ministeeriumis ametnikud, mitte poliitikud, aga teatavasti seda poliitikat peavadki ametnikud ja ka meie ise ellu viima. Ja küsimus kõlab siis nii, et kuidas saab nii Eesti Maaturismi Ühing kui maaturismis tegutsevad inimesed, kõik ei pruugi ühingusse kuuluda, siis meie oma liikmete ja terve selle võrgustikuga teile ka abiks olla, et Eestis siis seda turismi ja ka regionaalpoliitikat, neid arutelusid tekitada ja neid arutelusid läbi viia ja sinna anda sellist informatsiooni, et jõuda mingite oluliste otsusteni, et Eesti elu turismis ja regionaalses valdkonnas peaks minema just nii. Et lühemalt siis, et kuidas meie saame teie töös teile abiks olla, et meil kõigil oleks siin Eestimaal parem elada. Täitsa vabas järjekorras võite vastata ja siis kõigepealt palun ütlete lihtsalt uuesti oma nime ja selle, millega te ministeeriumis tegelete ja siis see vastus. Tere, mina olen Kai Kalman-Tautas. Ma alustan võib-olla tagantpoolt, et olen Viljandi tüdruk. Viljandi tüdruk tulin 17 aastat tagasi Põllumajandusministeeriumisse ja siis olid maaturismi esindajad olid minu väga head partnerid igapäevatöös, et sai koos konverentsi tehtud. Ma mäletan, et ma olin siin, oli võib-olla 2009 aasta või kus ma tegin ka ettekannet ja rääkisin rahast, et ma olen päris kaua olnud seotud, ma arvan, et juba 17+ aastat. Täna ma olen jätkuvalt ministeeriumis, mis on laienenud, on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja täna ma olen regionaalpoliitika osakonna juhataja, tegelen siis tasakaaluste regionaalarenguga, sealhulgas kõik ettevõtlus, maaturism ja olnud tööga abielus, nagu see nali ennem oli ka. Ja maaturism on meil mainitud arengukavas, see on põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava. Täpselt lausena vaatasin järgi just, täitsa olemas. Ja küsimus siis, kuidas te saate partnerid olla? Et ma arvan, et ühelt poolt teid on 297 maakonna peale siis, ma ei tea, 19, 20 siis liikmeskonda võib-olla keskmiselt maakonna kohta. Et päris suur kattuvus, et ma arvan, et olete sellised head käepikendused nii kogukonna poole pealt kui ka siis teate kitsaskohtusid koha pealt, et ma arvan, et te saate olla suureks partneriks meil nagu silla ehitajaid just kogukonna ja ettevõtjate vaates ja poliitikakujundajad. Et viimasel ajal meil poliitikakujundajad pole väga populaarsed ja meeldivad võib-olla meediapildis, aga siiski teie tugi on siin hästi oluline, arvestades seda, et meil 2028 pluss uue programmperioodi programmeerimine on alguse saanud ja päris tihe graafik on, kus me juba võib-olla järgmise aastal peame kokku panema ühe riigi plaani, mitte mitu arengukava, vaid üks, kus meie kõigi hääled on hästi olulised, meie prioriteedid ja sõnumid
et kaasamised algavad, ma arvan, et seal on see kindlasti see esimene koht, kus te saaksite sisendit anda, et mis on nagu maaturismi vaates oluline prioriteet. Mis ma ise arvan seda, et käies siin teiega 15 küla läbi suve jooksul ja kus igalt poolt ja minu arust välja see, et olenemata palju me siin toetusi jagame, on küsimus usalduses, et kes kogukond ja äärealad ja tunnevad, et riik on meie jaoks olemas. Ja ma arvan, et see on ka see võtmekoht, kus te saate meid aidata, kuidas olla paremini oma inimestel, oma ettevõtjate kohal selles mõttes, et kui me infrastruktuuri ja teenused viime nagu piirkondadest välja, aga tegelikult meil on ju e-teenuste keskkond, et ütleme, et vist üks teenus vist täna vist ei ole veel digikeskkonnas on lahutamine vist. Et tuleb veel kohale minna, et tegelikult me oleme olemas ja küsimus on see, et kuidas me seda tunnet koha peal loome, et me oleme olemas, kui teil on abi vaja. Et see on see mõte. Ja üks mõte veel, et regionaalpoliitika on kõikide valdkonda risti. Turism, energeetika, majandused, et ka kõik peavad sinna panustama. Kõik peavad seda regionaalpoliitikat eest vedama. Ja kindlasti maaturismi koha pealt on oluline ka ühistransporti liikuvus, et kui me suudame tagada taskukohase mugava liikumise, siis on ka meil siseturism tõusuteel. Et need olid minu sõnad teile. Ma vist annan Kerlile, siis ma ei aja vahepeal pead sassi teis. Ja, me siin otsustasime ära, et me jätkame seda liini, et Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis töötan ka mina koos Kaiga. Lisaks sellele, et meil on sama tööandja, me oleme mõlemad Viljandist, et isegi sama lennutüdrukud, et kuidagi on nii juhtunud, et ja ka mina olen tegelikult väga pikalt Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis toiduvaldkonnaga seotud olnud, 20 aastat. Täna olen ma toidu müügi edendamise valdkonna juht ja kui mina 2005. aastal ministeeriumisse tööle läksin, siis samamoodi maaturism oli kohe üks selline ühing, kes oma panuse meie töösse on andnud. Ja kui Raili siin sissejuhatus tegi ja näitas erinevaid projekte, et siis oli kohe selline hea soe tunne, et olen ise päris mitme sellise toidualgatuse juures olnud, et näiteks Eesti Toidutee ja koostöös maaturismiga on tehtud ka ühte Interregi projekti. Et selles mõttes mul on hästi soe tunne oli täna siia tulla, et väga paljud teist on mulle ka hästi tuttavad siin, et ilmselt kohvipausi ajal saab pikemalt vestelda. Aga jõudes nüüd selle teema juurde, et kuidas saavad ettevõtjad panustada sellesse toidupoliitikasse ja ma räägin selles mõttes just toiduvaatest, kuna minu spetsiifika on siis just nimelt kohalik toit ja kohaliku toidu müügi edendamine, siis meil on tegelikult olemas selline strateegiline dokument nagu Eesti toit, on siis aastateks 2022 kuni 2025 ja kuidas me selle sisendi saame, kuidas me lepime kokku need olulised suunad. Tegelikult me just nimelt küsime ettevõtjate käest seda sisendit, et mis need olulised suunad on, millega tuleks tegeleda. Et ka sellel kevadel viisime läbi ettevõtjate seas küsimustiku, tõsi, suurem fookus oli meil konkreetselt põllumajandustootjatel ja ka siis töötlejatel, kes konkreetselt siis kohalikku toitu toodavad. Aga et läbi Maaelu Teadmuskeskuse on ka siis toiduvõrgustike ümarlaud, selline väga oluline koostöökoht, kus need kohalike ettevõtjate info meieni jõuab, et need suunad siis ühesõnaga, mis on tulnud välja, et millega me peaksime kohaliku toidu edendamisel tegelema, ehk siis kohalik mainekujundus, mille all me teeme selliseid projekte näiteks nagu toidupiirkonna valimine, see on kindlasti selline projekt, kus kohalikud ettevõtjad saavad väga palju ja aktiivselt osaleda. Teiseks me korraldame Eesti toidukuud, et see on samuti selline projekt, kus ettevõtjad saavad väga palju kaasuda. Üks meie selline avatud talude päev kindlasti on üks selline projekt, ja me küsime ettevõtjate käest ka tagasisidet, reformime neid projekte vastavalt saadud tagasisidele, et tahan ka öelda, et maaturism on meile olnud väga hea koostööpartner ja Eesti toiduvisiooni dokumendi raames, kus me tegeleme siis
kohaliku toidu mainekujundusega, tegeleme tarbijate teadlikkuse tõstmisega, et Eesti inimesed rohkem hindaksid seda. Meil on tegelikult väga palju väga ägedaid ettevõtjaid igal pool maapiirkondades, et seda rohkem pildile tõsta. Ja kolmas suund, millega me tegeleme, on tegelikult toiduettevõtjate ekspordi toetamine. Et need on sellised 3 põhisammast olnud, millega me tegeleme. Ja tuginedes ka selle aasta tagasisidele, et ettevõtjad ikkagi toetavad ja leiavad, et sellised projektid on hästi olulised. Ja maaturism samamoodi. Kutsun üles just nimelt ühingu kaudu oma muresid meile adresseerima. See on kindlasti see koht, kus meil on Eesti Toidu ümarlauad toimuvad, kus saavad ettevõtjad meile oma tagasisidet saata. Teiseks tõesti, siis kui me uut visioonidokumenti teeme, siis me kaasame ettevõtjaid. See on kindlasti selline võimalus kaasa rääkida. Ja üks asi, mida ma veel tahaksin öelda, mis tuli ka meie ettevõtjate tagasisidest välja, et öeldakse, et ühelt poolt on see natukene nagu miinus, et Eesti on niivõrd väike, aga teiselt poolt on see jällegi positiivne ja pluss, et meid on nii vähe, et kõik tunnevad kõiki ja ettevõtjatel on ka selles mõttes täna täiesti võimalus meiega otse suhelda ja meile oma tagasisidet anda. Et võib-olla need on need mõtted, mis mulle esimese hooga pähe tulid. Aitäh, Kerli ja Ede. Aitäh, mina olen Ede Teinbas, töötan siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, olen ennast niimoodi siia Regionaalministeeriumi soojade õlgade vahele saanud. Nii, kolleegid ütlesid, kust temad pärit on, mõtlesin, jätkan siis selle teemaga. Mina olen pärit Majala külast. Kes arvab ära, kas või maakonna täpsusega, kus asub Majala küla? Väga hea, täpselt seal kuskil Elva Rannu-Rõngu vahepeal. Aga viimasel ajal toimetan siis rohkem siin Lääne-Harjumaal ja Tallinnas. Esiteks, palju õnne Maaturismi ühingule, suure tähtsa juubeli või sünnipäeva puhul. Juubel tuleb veel 25 aasta pärast, eks. Ja Maaturismi ühing tõesti, ütleme minu praeguses töös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi turismivaldkonnas on olnud meile ülioluline partner, aga minule isiklikult muidugi ka eelmistel töökohtadel. Turismivaldkonnas meid Majandusministeeriumis töötab 4 inimest. Mina tegelen eelkõige siis selliste arendustegevuste, toetusmeetmete, kõige sellega. Siis on meil lisaks üks inimene, kes tegeleb seadusandlusega, üks inimene, kes tegeleb analüüside ja uuringutega ja siis üks inimene, kes kõike seda kokku võtab ja suhtleb eelkõige ka poliitikutega. Et kust siis tuleb see nagu ühingu olulisus meie jaoks ongi selles, et tänu taevale meil on Eestis 5000 umbes turismiettevõtet. Ja nii palju, kui me ka tahaks kõigi nendega isiklikult suhelda, 4 inimest versus 5000 ettevõtet, et ei jõua. Et väga tahaks küll ei jõua, sellepärast meile hästi-hästi meeldib, kui ettevõtjad on koondunud erialaliitudesse, võrgustikesse, sihtkoha juhtimisorganisatsioonidesse, sellistesse suurematesse kogumitesse ja et meie saaksime siis nende liitude kaudu sellise ühise seisukoha. Just ka näiteks ühise seisukoha, sest tihtipeale võib ka olla nii, et kas ettevõtetel võivad ka olla täiesti erisugused soovideks, et üks tahab, et rohkem looduses käiakse, teine tahab, et piirame looduses käimist, hoiame loodust, eks, et ja nii edasi on ju, et selliseid vastandlikke seisukohti oleme väga tänulikud, kui niimoodi liitude sees tasandatakse ja meile jõuab selline nagu ühisem seisukoht. Seega meile tegelikult väga meeldib ka, kui erialaliidud näiteks võtavad ennast kokku ja saadavad meile ühise kirja, et ongi näiteks Spaaliit, Maaturismi ja hotellide, restoranide liit, et tuleb selline ühine seisukoht, et siis sellega meil ametnikena, me ise näemegi enda rolli natukene niimoodi siis sellist ettevõtjate ja poliitikute vahendajana, et meil ametnikena on siis palju lihtsam minna sellise tõenduspõhise jõuga poliitikute poole rääkima.
ja seda saab siis tegelikult need ettepanekuid me tahame koguda 2 viisil, et ükskord ongi nii, et näiteks meile on kas Euroopa Liidust tulnud mingisugune algatus, mõned teised ministeeriumilt on midagi lauale tulnud või me ise oleme siis mingisugust arengukava või strateegiat koostamas ja siis pöördume liitude poole, et palun korjake enda ettevõtete seisukohad kokku ja edastage meile. No siis see käib tavaliselt niimoodi päris kiiresti on vaja, eks, et ongi see kas 10 tööpäeva või midagi niisugust on aega. Aga teisalt me väga ootame ka seda, et kui te ise näete nagu enda liikmete seas, et on mingisugune takistus, on ta siis, ma ei tea, kas maksupoliitikas, tervishoiunõuetes, tuleohutusnõuetes, midagi, mis nagu tõsiselt takistab tööd, et olge head, me nagu ei tea seda alati, et koguge need seisukohad kokku ja edastage meile ja püüame siis läbi rääkida kas teiste ministeeriumidega, Euroopa Liiduga, kellega iganes on vaja. Kahjuks me ei saa alati lubada, et see siis lõpptulemus on see, mida te soovite, aga vähemalt saame kindlasti teemat tõstatada ja nügida ja anda endast parima. Et majandusministeeriumis me küll näeme just seda, et me tahame olla siis nii-öelda ettevõtjate esindajad ka teiste ministeeriumidega suheldes. Vot ja siis ekspertiis kindlasti, et nagu te ütlesite, et teil on väga palju erinevaid rahvusvahelisi projekte, koostööpartnereid, et meil ka näiteks rääkides siis turismi valdkonnast, et meil on spa-turism, maaturism, toiduturism, sporditurism, äriturism, kõik see, et me iga valdkonnaga ei jõua kahjuks väga kursis olla, et maaturismi valdkonna eksperdid oletegi teie ja ühingu kaudu me seda sidet saame. Ja siis ka selline väike reklaamiminut siia lõppu, et turismi pika vaate ehk sellise visioonidokumendi aastaks kuni 2035 me selle aasta alguses teie kõigi abiga saime kinnitatud, aga nüüd on selline konkreetsem tegevuskava meil siis arvamuse avaldamiseks sellises kohas nagu eelnõude infosüsteem, kõlab väga bürokraatlikult üleval, aga kuni 8. oktoobrini siis ootame väga selliseid konkreetseid ettepanekuid ja seisukohti sinna. Saab muidugi alati ka hiljem, aga praegu on just see hetk, kus me saame nad kenasti pardale võtta. Vot, vabandan, rääkisin nii pikalt. Ma arvan, et see on vajalik teadmine ja minu peas sündis hoopis üks mõte nüüd, mille me kohe ellu viime, kuna mul on mikrofon ja see võim. Aga ma mingid sellised toredad märksõnad leidsin teie juttudest, kordan need veel üle. Et eks siin peale saabumist ja kohvipausi ja võib-olla mõne läheb mõttehajani, et Kai pani meile toreda nime vastavalt sellele küsimusele, et me oleme justkui sillaehitajad. Kerli tõi välja selle, et see, mida me koos teeme, on ka Eestimaa, nii ainult turismi, toidu, aga ka siis kogu Eestimaa mainekujundus ühingu kaasamisest rääkisite ka. Ede jutust tuli hästi vahva, kui väga hoolega kuulad. Sa ütlesid nii toreda lause. Tänu taevale on meil 5000 turismi ettevõtjad. See on ikka tänu meile. Aga kõnepruugis ütleme, mõni kuulab juba hoolega. Aga just nimelt need ühised seisukohad ja see ekspertiis olid siis need sõnad. Ja nii kaua, kui teie rääkisite ja kuna ma tõesti olen olnud nõukoguga seotud, siis natuke pidanud ka seda organisatsiooni kas esindama või aitama tegevmeeskonnal seda infot koguda, seda ekspertiisi ja nüüd ma panen siia ette, lasen teil korraks omis mõtetes olla, panen siia ette teile ühe nähtamatu peegli ja küsin paar küsimust saalist, ikka teemasse. Tõepoolest, me saame vahel ministeeriumilt, mõnelt ametilt, EIS-ilt ehk Ettevõtlusinnovatsiooni Sihtasutuselt ootamatud küsimused. Aega võib olla 10 tööpäeva, maaturismi ettevõtjale see 10 tööpäeva ei ütle midagi, meie tööpäevad on ka laupäeva öösel ja pühapäeva hommikul. Ja siis me ühinguna saadame selle hõike kiirelt laiali, kas meili, kas Facebooki gruppi, kus ei ole kõik. Ja nüüd tõstke palun käsi, kellel teil mälus on, et te viimase aasta jooksul olete vähemalt ühe korra vastanud ühingu poolt kogutavale informatsioonile. Olge enda vastu aus, me ei hinda kedagi, et kui sa ei tõsta käed, siis on nagu nõme, saad suurem arv. Aga tõstame kõik käe, kes viimase aasta jooksul on ühingu poolt kogutavale info küsimisele, päringule päriselt ka vastanud, saatnud meili, kirjutanud Facebooki, helistanud Railile, Katrinile, kellegile.
tõstame palun käe. Raili, ära tõuse. Jaa, ikka tuli, peaksid mõtlema. Ja järgmine küsimus on, kes seda on teinud, sest see on olnud viimase poole aasta jooksul. Ja ma lisan siia juurde ka ühe asja, mis oli siin alles sügise alguses, ajakirjandus. Mäletate jälle neid pealkirju, maaturism sureb kohe ära, ei olnud mõeldud maaturismi ühingut, Eestis puhkamine on kallis, me ei jõua neid pealkirju lugeda, meid ründasid, õigemini küsisid infot üsna mitmed ajakirjandusväljaanded. Kes teist viimase poole aasta jooksul on andnud mingigi informatsiooni, et ühing saaks meid esindada, meie eest kosta, meie eest midagi lausuda, mõelge nüüd selle poole aasta peale. Ja tõstke käsi. Nii. Natuke kurb pilt. Ja mis kõige hullem, nad nüüd ametnikena arvavad, et Kotka mõtleb neid vastuseid välja. Aga tegelikult nii on, et see on nüüd selline palve tõesti ka ühingu poolt, et tõesti, kui meilt oodatakse seda, siis alati ka nõukogu, jah, nõukogu on ettevõtjad, aga see väike nõukogu juhatus ja väiksem tegevmeeskond ei jõua kõiki asju, ka neid seadusloomet või neid uusi suundi või plaane läbi lugeda, analüüsida ja saata, kui me ei reageeri. Kõik me küsijatena vahel, meie vahel ja vahel olen ma vastaja poole peal, saame aru, et on kiire, aga kui me tahame, et asjad liiguksid ja et asjad muutuksid, siis mul on suur palve ühingu liikmetele eriti, et palun reageerige kuidagigi, vahel sellest väikesest vastusest, mul on kõik hästi või vot see asi võiks paremini olla. Me oskame sinna ise selle pikema jutu juurde panna ja need ministeeriumidele esitada, sest nüüd ma ütlen ühe sellise klišeeliku lausega, nii ta ju on. Kui sina ei tegele poliitikaga, siis tegeleb poliitika sinuga. Ja siis ei saagi öelda, et ups, läks niiviisi. Nii et seetõttu tekkis mul äkki see mõte, et ma tean, et me oleme oma töösse uppunud ja ei ole väga aktiivsed panustama, aga seda tõesti meilt oodatakse. Et nii need inimesed kui ka kõik teised, on nad siis poliitikud või ametnikud, ei toimeta ilma asjata. Aga siia lõppu, kuna meie aeg kohe ongi täis või õigemini juba ongi, siis hästi kiirelt, et öelge sellise 2-3 sõnaga või lühikese lausega igaüks, et kuhu te näete, et see vastavalt ministeeriumile see Eesti, kas siis turism või see regionaalne areng, sealhulgas maaturism lähiajal liigub. On see teie soovunel või te näete seda oma töös tõsiselt, aga hästi niiviisi lühidalt, kiirelt, et mis mitte ei pea ennustama, et klaaskuul juhtub see, vaid just nimelt, et te näete selle poliitika muutusi seal oma töös, et kuhu suunas liigutakse, mis võiks juhtuda. Nii, ja täitsa vabas järjekorras. Võib-olla ma siin ütlen ära selle, et üksi saab kiiresti, kuid koos jõuame kaugele, et seda me proovime jätkates sinu mõtted, kuhu me liigume, et ühelt poolt kui rääkides regionaalpoliitika seisukohast, siis hästi oluline tugi on kindlasti, nagu ma mainisin, transport ja logistika, et seda me kindlasti proovime arendada, et see oleks paremini ligipääsetavad inimesed ka maaturismi ettevõtjatele. Ma arvan, et mis minu arust siiani 17 aastat kõlanud, et tugevad ja olemasolevad ja südamega pühendunud maaturismi ettevõtjad, need on ja jäävad ja tuleb ka neid juurde. Ja üheskoos teie sisendi abil kindlasti me saame seda olukorda paremaks muuta, olla teile toeks ja muuta seda siis tugevamaks. Tahad sa? Ja mina arvan, et ma saangi siin võib-olla täitsa selle ühe lausega enam-vähem kokku võtta selle asja, et tegelikult seda kohaliku toidulugu me saame ikkagi rääkida ainult ettevõtjate kaudu. Ja mina jäin nüüd mõtisklema, mul tuli selline mõte sinu sellest katkest enne, et kui palju ajakirjanduses räägiti, et kui raske ja kui kallis on Eestis puhata ja kõik see muu. Ja ma jäin selle peale mõtlema sellesse mõttesse kinni, et nii on, aga tegelikult nii peabki olema. Et Eesti teenused ongi head,
ja peavadki olema kallid ja lihtsalt sellega peab harjuma, klient peab sellega harjuma ja et noh, meie nagu turismis näemegi, et me liigume nagu kõrgema kvaliteedi, suurema külalislahkuse, parema teenuse poole ja see ei saagi olla odav, et võib-olla selle peale mõelda, et me ei saa enam nagu hinda alla tuua, aga mida me saame teha, on kvaliteeti tõsta. Aga selle mõttega on tore lõpetada, meil töömaad jagub kõigile, aitäh Kai, aitäh Ede, aitäh Kerli, meie läheme päevaga edasi.